Tere kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. Tere, minu nimi on Sydney. Ja meie oleme Jutšikid. Täna me oleme kõik siia kogunenud siis, et vaadata tagasi 2017. aasta trendidele ja me hakkame neid hindama, kas need on puup või hot. Hot or puup, mitte puup või hot. Hot or puup. Seega hakkame pihta. Hallid juuksed. Mulle tundub, et siin pildid näevad välja rohkem need nagu näevad sinised, aga me räägime hallidest. Ja see ei ole nagu ainult selle pildi põhjal. Mina alustan. Hot/puup. Meil on reegel, et saab ainult ühe valida. Okei, siis... Sa võid nagu öelda, miks sa võib-olla tahad teist asja, aga nagu üks on see, mis on nagu ülekaalus. Hot sellepärast, et kõigi inimesed, kellele see sobib ja kellele see on ilusti nagu blondiga nagu ilusti hajutatud tehtud, see näeb minu meelest mega äge välja, osadele sobib see nii hästi. Aga kui sa oled esiteks liiga noor, teiseks sulle lihtsalt ei sobi või kolmandaks, kui ta ei feidi sul nagu blondi või mingi muu nagu selle juukse värviga, siis see näeb minu meelest puup välja, aga muidu hot, sest ja ei, ma olen Mariaga samal nõul. Mulle ei meeldi, sest minu arvates see teeb inimesed väga nagu vanaks, liiga noorelt ja siis ma ei tea, ma ei ole lähe. Katkised täiksab! Nii, mina alustan. Mul hot veel eriti siis, kui neil on siukesed võrksükad, nagu te näete siit pildi peal. Sellepärast, et minu meelest siis, eriti kui sul on need suured nagu augud, siis see näeb nii äge välja. See teeb nii siukseks nagu edžiks. Best thing ever, best thing style. See tundub nagu sa oleks täiega nagu pingutada, et mingi hull outfit kokku panna ja täiesti see on külinais välja. Väga Tumblr. See pilt on vale mulje, annab. Mai valib need otsust pildi põhjal. Mul on see, et mulle endale ei meeldi need tuuse kanda, seega ma valin nagu selle põhjal, aga mul pole midagi selle vastu, kui teised kannavad. Mul endal lihtsalt ei ole väga nagu mugav. Kui sa ei kanna nagu pikka bluusi selle peale, sul on lihtsalt väike kamel toes, sa käid mingi ringi sellega ja ma ei tea, see on nagu I don't know, aga ja siis enamustel on mingi alukad ka alt teha ja siis ma nagu okei. Kui sa kannad niimoodi, siis muidugi see ei ole hot inimesel, aga ma räägin, kui sa kannad nii nagu mina näiteks pikkade pusadega või pika bluusiga, siis see on hot ja need on palju mugavamad, kui teksasid kanda ninget. See on aga nagu üldiselt hot. Jaa, aga mina ei suudaks seda välja kanda. Ma pole ise kunagi proovinud, ma tahaks seda enda peal proovida. Ma olen proovinud, aga mul ei olnud sobivat kleiti. Kui mul oleks siuke kleitiga, minu meelest oli läged, aga mul pika varrukatega, mis nägi ägedam välja. Aga jaa, minu meelest see näeb ülega välja. Ma lihtsalt ei suuda välja kanda seda. Minu arust on nagu nii, et nagu genderite peal ilmselgelt ja kardiasjad ja see on hea välja. Aga nagu kui sa ei ole mingi räige fashionista, kui sul ei ole mingi just nagu thigh-high boots või nagu sul terve outfit ei ole ilusti kokku pandud, siis see ei näe võib-olla kõige parem välja. Ükski ei näe ilusti. No näeb küll. Isiklikult nagu ma ise ei kannaks teie värk, sest et ma ei. Ja mulle meeldib, minu arvates see teeb väga nagu naiselikuks, see on siuke kergelt flirti või kuidagi. Ja kui sul on nagu nii, siis sul on veel siin nagu mingi kaelaga ja see käid ringina ka mingi. Mulle väga meeldib see. Ja, see on üliilus. Ma tunnen nagu see ei peaks rohkem ütlema. I have a few things to say. Need tunduvad nii mugavad ja nii mõnusad ja ma ei mõnus nad koolid välja. Need. I have a few things to say. Ma näen, ma ei oska valida, seepärast on mul mõlemal pool võrdselt argumente. Nii, ma siis näitan siit pool. Need väga ägedad, need, mis, kes oli Rihanna, mis tegi, need siukesed on väga ägedad. Need ei tundu väga praktilised, aga see on beside the point. Ühesõnaga, need on jaa, need on ka väga ägedad. Aga Gucci slaidid on nii koledad nagu Viki? Ma juba ütlesin, mulle väga meeldivad kõik variandid. Gucci slaidid ka või? Jaa. Ootan sünnipäevaks. Ma olen isegi vahetama, milleks mul see teine antud, ma ei kasuta seda üldse. 100%, aga nendega on see, et sa pead leidma paari, mis sulle väga hästi fitib. Osad võivad väga koledad olla, nagu kartulikotid. Aga siis, kui sul on nad hästi ilusti nagu fitivad, minu meelest nad näevad nagu selle stiil lihtsalt nii äge. Ja nad on nii mugavad. Jaa, täpselt, see on see, miks mulle meeldivad. Nagu need nii palju mugavad kui need skinny jeansid. Okei, nüüd ma võtan selle välja oma teise kaardi. 100% jälle saate aru, et ei ole ühtegi korralikult limavideot näinud, sellepärast... Ma olen neid nii palju näinud. See on nii sätt... Ära vaata siukse näoga või, see on liiga palju leid juba sellepärast. Viki ütleb, et tema ootab kellegi videot. Mida? Kompliment. Stop roasting Sydney. Ma saan aru, miks inimestele ei meeldi. Et nagu ma saan aru, et nad käivad väga üle piiri, et need on igal pool, aga osad limavideod on nii satisfying. Ma vaatasin ükskord reaalselt, mingi 12 tundi järjest vaatasin ainult limavideod. Need on nii nagu... Ma filmin 12 tundi järjest, aga ma lihtsalt lima. See täitsa, ma arvan, oleneb inimesest. Kui see näeb inimese, nagu kui see talle sobib, siis mulle meeldib, aga on lihtsalt osad, kes ei suuda seda välja kanda. Aga üldiselt ma pigem olen poolt.
mul on liiga palju kogemust inimestega, kes ei kanna välja seda ja siis on nagu, miks sa teed niimoodi? Ja Filipiin. Aga ei nagu selles mõttes, jaa, kui sulle sobib. Palun keegi tehke miim selles. Näiteks see kutsiid, ta näeb välja nagu teletups, teate, neil on siuksed asjad siin pea koha peal, ta täpselt siuke välja, nagu minu mõelest talle ei sobi see. Nii palju, kui mina olen näinud, siis inimesed veavad selle välja või nagu kannavad selle ära, seega minu arust on olnud. Jah, enamasti see on niukene. Bye, Felicia, bye! Ma ei tea, nagu... See on taaskord ebapraktiline. Ma just eile leidsin ühe fidget spinner enda tohti intervõhtused, aga see on nagu... Asi on selles, et nagu see on sama nagu teil on selle limaga, et nagu seda on nii palju. Ma mäletan, et esimest korda, kui ma fidget spinnerit nägin seal Inglismaa reisil, siis see polnud veel nii big thing nagu. Võib-olla see oli thing, aga see peale seda, kui ma tulin Eestist tagasi, siis see nagu blow up'is. Aga ma mäletan, et mu klassivend nagu, ta oli esimene, kes selle sai, siis kõik bussid lasid ringi käia, siis ta katsusid mingi minu arust see on just naljakas, kui sul on üks ja mingi lähed mingi kooli, tere, ma tulin matemaatikatundi, ma siis minna, kui see on mõttetu, aga kui sa kasutad seda nagu miimideks või niimoodi, ma ise ka teen mingi, et ma olen kiire miime, vaata, onja. Siis ta on nagu okei, onja, aga muidu... It was left in 2016. Mul pole midagi selle vastu, see on suht fun. Jaa, aga kui keegi üle tääbib mingi kogu aeg, tuleb sul niimoodi. Aga nii on haige, aga see on nagu vahepeal mingi korra päevas, siis on norm. Jaa, ma ka nagu tääbib. Korra päevas, siis on norm, nagu mingi hommikul hakkima ma tegin omega hommikus. See hommikul võimle mida lihtsalt. See pilt. Siin on väga eksitav pilt, mul tunne. Aga üldiselt jah. Okei, nüüd ma olen ka nagu veits kahe vahel, nagu kas siin mõeldakse seda see Instagrami värk, vaata, kus nad nagu full autovad kõike või lihtsalt ka nagu tavaline kontuur? Üldse see, et kontuurimine nii ting on. Siis ma meeldib seda, et nagu ma kasutan ise kontuurimist iga päev ja nagu ma ei suudaks. Mul on nagu niimoodi, et ma lähen kooli ja ma näen, et inimesel ei ole nagu kontuuris, ma olen nagu mõttes panen talle peale. Oh my god! Ja ma fiilin! Seega jah. Mida asja, mis inimesed olete lihtsalt? Vaatad inimesele mõtted. Ma tõesti pane peale, et ma kujutan ette, et nagu kuidas ma olen nagu selle nii paljust ilma nagu polu, ma võin sulle kinkida nagu aga jah. Let me just say. Need on Photoshopid, need on fake. Aga need ongi. See on nagu real ja see on Photoshop. Kõik need lainelised kulmid, mis näevad niimoodi välja. Vaata, see karm hakkab siit, kuidas sul hakkab see karm siit, sa kitku oma kulme mingi siukseks ju, come on, sa oled inimene, seega puu. Too much. No mul on igat sügest trendi, siis kas üks kontuurimise ting, sa saad teda teha nagu tagasihoidlikumalt ja nagu actually igapäeva elus teha seda. Nagu see näeb suht cool välja, aga nagu see ei ole praktiline, nagu keegi ei kanna seda, see on nagu mõttetu. See on mõttetu, jah. Mis võiks kindlasti kaduda. Kui arvestame välja viimase intsidendi, sest see on aus. Sellepärast aus, et nagu mu arvamus muutu selle koha pealt, et nagu mida ma ennem arvasin. Nagu sa oskad seda paremini saada. No minu arust nii-öelda trend, mis võiks kaduda, on see, et mingi Jake Paul ja Logan Paul nii suur asi on sellepärast, et nagu mind häirib kõige rohkem see, nagu tehke, mis te tahate, okei, mitte päris kõik, onja. Aga nagu mind häirib see, et neid võetakse kui nagu YouTube'i it-inimesi. Ja mind häirib see nii sügavalt sellepärast, et nad ei ole head inimesed. Nende videod ei ole positiivse tagamõttega. Nagu miks ei võiks keegi Laisa Koushi olla nagu YouTube'i it-inimene? Miks see peab olla mingi Paul nagu... Ma tulen, et olid nii big thing 2017, et kõik muu nagu kadus. Nagu see oli ainult, see oli nemad ja ainult nemad. Ja siis oligi nagu, sa saad mingi inimesega kokku, kas ta oli Team Logan Paul või Jake Paul, keda koti? See oli aja küsimus, kui nad nagu hetkeks unustavad ära, kui suur following neil on ja nad lihtsalt on nagu nii intudis, et nad jälgivad ainult enda vaatamisi. Ja kui neid videoid rääkida, nagu vaadata nende oma, siis neil on üldiselt ka nii suur asi, et need kõik numbrid kotivad neid ja raha ja kõik siuke nagu neid ei huvita see, mis sõnumi nad saadavad rohkem see, et mul on sinust rohkem subscriber. Kas võiks veel mõni trend kindlasti kaduda, näiteks Victoria? Fidget spinnerid ja lima. See ongi see, et nagu tänapäeval see on nii raske teha mingit actually mõttekat trendi, siis kõik lihtsalt võtavad, võtame selle pliiatsi ja e-pliiatsi. Okei, milline trend on sinu lemmik? Katkised teksad. Katkised teksad koos võrksukadega ja ma mõtlen, kas midagi veel.
Mul meeldis see blues kleit ning. Need on nagu fashion trendid. See oligi meie tänane video, me väga loodame, et teile meeldis see. Kui meeldis, ärge unustage seda likeida ja kõik meie sotsiaalmeedia lingid alt descriptionis. Ja kui teil on meile videoteed, siis jätke need alla kommentaarisse ja andke ka teada, milline oli teie lemmik ja kõige vähem lemmik, kas on eestikeelne lause, saite ka küll, trend aastal 2017. Ja kindlasti ärge unustage subscribe ida, klikkida sellel punasel nupul seal all, et ei jääks ühest meie tulevasest videost ilma. Ja näeme juba järgmisel esmaspäeval!